Me ei ole asjata tulnud siia loodusmaja Pernova õuele, vaid ikka põhjusega, sest jutuks tuleb Pärnu loodus ja keskkond üldse. Vähemalt minule on jäänud selline mulje, et sel suvel on Pärnu ületanud uudisekünnise sageli just nimelt keskkonda puudutavate uudistega. Tuletame meelde, rannale sinilipu andmata jätmine, seejärel teada sellest, et mõnes rannas, kaasa arvatud oli seal ka Pärnut nimetatud, ei soovitatud supelda ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Keskkonnateemadel ajame juttu Pärnu linnavolikogu liikme ja revisjonikomisjoni esimehe Rain Jungiga. Kõigepealt ütle mulle, Rain, sellist asja, kui me räägime Pärnu keskkonnast, kas meil on pigem põhjust muretsemiseks või võime niimoodi vaikselt rahulolu tunda? Keskkonnateema on just selline, et nende reeglid ja nõuded muutuvad aasta-aastalt rangemaks. Ja sellepärast ma näen ka sellist asja, et Pärnu vajab keskkonna abilinnapead koos oma keskkonnameeskonnaga. Sest niimoodi edasi minna, nagu praegu on, ei saa. On selleks siis prügimajandus, kui me vaatame, mis kõik kuputab, kuidas inimesi petetakse seda, et nad maksavad kõigepealt üldse pakendi eest raha, siis nad sorteerivad ja siis lõpuks läheb paikresse ja läheb kõik otse mäkke. See ei ole korrektne käitumine ja selle eest peavad keegi ka vastust kandma. Ja ma kannan hoolt just selle pärast, et need inimesed vastutusele võtta, kes niimoodi reostavad meie oma pärandit. Räägime jäätmekäitlusest. Arvestades praegust väga ilusat suve on linnas tuhandeid ja tuhandeid inimesi rohkem, kes kõik jätavad oma elutegevusest midagi maha. Mis on need suuremad etteheited, mis praegu saaks teha Pärnu jäätmekäitlussüsteemile? Tuleks leida need inimesed, kes igapäevaselt vaatavad kogu linna, sõidavad läbi, vaatavad, kas kõik on korras või mitte. Kui me räägime nüüd jäätmekäitlusest endast ja ütleme sorteerimisest, siis ka see on võimalik meil linnas korda teha ja sellega ka langetada näiteks jäätmeveo hinda. Praeguses seisus on kõik prügikastid, kui te vaatate rannas, on üle ujutatud ja õhtul on see kõik reostus, millega kaasnevad igasugused haigused ja kõik muud võimalikud asjad. No meil on üks selliseid tõsisemaid probleeme, ma ütleksin küll, et see aeg-ajalt kerkib jälle esile. See on Pärnu vee reoveepuhastusjaam ja selle aroomid. Kas on üldse tõenäoline, et me võiksime kunagi jõuda sinnamaale, et see ei haiseks enam? Ma vedasin kunagi projekti, milleks oli kaasatud erainvestor ja Keskkonnainvesteeringute Keskusest oli ka 4,5 miljonit juba riigi rahastust. Kuid praegune linnavalitsus ütles, et seda meil vaja pole, las haiseb edasi. Ja kogu 10 miljoni investeering jäi Pärnusse tulemata. Pärnu veemured on muidugi. Üks asi on sadevesi, kui me vaatame tööstusrajoonist läbi kraavide, kus on ees autoromulad, prügilad, kõik võimalikud reostusallikad, läbi mille jookseb siis Pärnu lahte kõik sadevesi, võttes kaasa kogu mürkained. Samamoodi on ikkagi lahendamata veel Pärnu veetoru, mis jookseb Pärnu lahte, mida küll nüüd pikendati, kuid ma olen enam kui kindel, et ta ei vasta nendele normidele, mille ta peaks vastama. Ja kui need asjad kõik kokku panna, siis ei olegi ime, et meil ühel hetkel öeldakse, et Pärnu lahes ujumine on keelatud, kuna ta nii palju sisaldab mürki, mis võib nagu inimese tervisele hakata. Sellepärast on vaja eraldi inimeste gruppi, kes tegelevad ainult selle keskkonnaga. Sest turism on see, mis meile linnale raha sisse toob ja kui meil turism ka ära võtta, siis me oleme väga halvas seisus. Keskkonna abilinnapea ametikoha loomine eeldab ka natukesi muutusi linnavalitsuse struktuuris.
kas sinu arvates nendest inimestest, kellel praegu on kohustus ja nende tööülesanne on tegeleda keskkonnaküsimustega, kas nendest inimestest piisab, on neid äkki liiga palju ja saaks kuidagi efektiivsemalt? Kui ma näiteks võtaksin midagi positiivset, siis kindlasti positiivne on näiteks Pärnu pargid, mille jaoks on eraldi inimesed, kaks kenat noort naisterahvast, kes tegelevadki ainult parkidega ja siin on ka kohe näha tulemused. Kui me räägime nüüd näiteks jäätmekäitlusest või näiteks ka sadevete reostusest, siis tänane keskkonnaosakonna juhataja on paratu seotud ka linnavaraga ja ei olegi füüsiliselt tal võimalik selle asjadega tegeleda. Et see inimeste arv, ma arvan, et kui jaotada ülesanded on praegu tänaseks täiesti piisav, kui nad peavad tegelema ainult selle meie heakorraga, keskkonnaga ja loomulikult oleks vaja ka ühte projektijuhti, kes siis ka kirjutaks valmis meile Euroopa Liidust rahastused projekti. On siin Läänemere riikide organisatsioonid on olemas, kes on nõus igati toetama, kui kuidagigi merd puhtaks saab. Toon siin kõrvale Põikena ja näite, et mul hea sõber kalur Priit ütles, et Raingule, nüüd on midagi jama, et kui ma püüan kala ja kaladel on konid suus, siis ma leian, et see ei ole normaalne, et me peame koheselt tegelema nende probleemidega. Minu viimane küsimus tuleneb äsjasest uudisest, mille järgi sügisel ootab gaasitarbijaid väga korralik üle 50% hinnatõus. Pärnus oli kunagi juttu, et hakatakse tootma biogaasi, et mis sellest projektist on saanud? See projekt koos, lisan veel juurde, nii see projekt kui ka esimene vesinikutankla, mida me soovisime Pärnusse tuua, on siis linnavalitsuse poolt täna lastud kõik allavoolu. Ja põhjendused ei kannata mingit kriitikat, nagu oleks biometaani tootmine ja gaasi tootmine kahjulik. Täna tuleb Eestis neid biometaani tehaseid, kus siis tõesti reovesi, mis meil täna haiseb, pannakse purki ja võetakse välja gaas, millega siis kütetakse meie kodusid odava gaasiga. Kui me räägime näiteks Vene gaasist, me näeme, kuidas hind kogu aeg tõuseb. Et need lasti linnavalitsuse poolt lihtsalt põhja ja sellest on mul ääretult kahju. Kogu investeering, nii vesinikutankla kui biometaani tehas, oleks olnud 14 miljonit ja me oleksime olnud Eestis võib-olla ka Baltikumis eesrinnas. Ja võidelda rohepealinna eest oleks meil olnud väga suured eelised võrreldes teistega. Soovin jõudu ja edu valimistel. Aitäh!